Ja jätkame siis lõpuaruteluga, mis kannab pealkirja Sisearhitekti surm, küsija hüüumärgiga ja siis selle teema, ütleme, tekkepõhjusi on olnud mitmeid. Siis ühelt poolt tõesti on üsna pikalt räägitud, kuidas inspiratsiooni pildid mitmesugustes keskkondades kipuvad suretama originaalselt omapärast sisearhitektuuri ja teisalt siis võime pöörduda tagasi ka, ütleme, mõne aastakümne taha, kus siis on kõnelema hakatud ka autori surmast. Et mida see tähendab, saame kohe küsida ka Aleksander Jakovlevilt, kes on siis üks selle vestlusringi osalejaid, kes on ka oluline õppejõud läbi aastakümnet olnud kunstiakadeemias õpetanud siis näiteks arhitektoonikat, aga minu meelest eelkõige kriitilist analüüsioskust ja ka viinud inimesed ninapidi filosoofia juurde, sundinud raamatuid lugema ja muud hirmsat, aga tegelikult tulemused on olnud märkimisväärsed. Teisalt liitub meiega siis Eero Jürgenson, kellel jäi veel õhku minu meelest mitmeid mõtteid ja siis Andres Labi, kes on ka tegutsenud mitmel rindel ka disaini vallas ning põneva käekirjaga samuti siis nii disaini kui sisearhitektuuri vallas ja tegelikult ka sellise muidu käeliselt meisterlik Kard Männil, et palun tulge ette. Ma alustan siit, et kõigepealt ma tõesti alustaks herra Jakovlevist, et kes on siis olnud väga selline põnev, teoreetiliselt sügav tegija ja sina oled kirjutanud ka siis ütleme disaineri surmast ka ühe toreda artikli baseerudes mitmetele olulistele filosoofidele, aga sind ütleme parafraseerides võib vast rääkida ka sisearhitekti surmast. On mul õigus? Jah, matused on ju ammu toimunud. Miks? Aga kunst pole surnud. See on jama. Kunagi Andrei Kožev, teate küll, kuulus vene päritoluga prantsuse filosoof, akadeemiline äärmiselt. Akadeemisse teda ei valitud, sest ta jäi vahele sellega, et oli tegelikult ka veel KGB nuhk. On öelnud kunagi seoses Hegeli arutlustega hegeliaanluse üle ja kunstiteoreetiliste nende põhirõhpunktide üle arutledes, et jah, et kunst on lõppenud, aga vaatamata sellele inimesed tantsivad, laps sööb kõhu täis, hakkab laulma. Kindla peale tuleb mõnel pähe, et ehitaks omale ilusa sauna. Alles üks päev nägin Äripäevast pilti, kus oli hea tünni saun, teenib perekonda veel aastaid. No, ikka leidub mõni hull, kes maalib, on ju, ja hakkab oma seintele tapeeti valima ja või kui siis muidu ei saa, siis trükib need ise. Tähendab, mitte kuskile see ei kao. Kuid ometi on kunstisurmast räägitud palju ja kunstisurmast esimesed tõsised artiklid. Mul on üks väga hea tsitaat siin. Tsitaat on pärit Marius Desajaselt kogumikust Ja päike on loojunud ja selle on tõlkinud Märt Välja taga. Ta on mu hea sõber, siis ma sain temast käsikirja kunagi ammu ja siis ma tsiteerin teda. Kunst on surnud. Tema praegused liikumised pole mingid elumärgid. Need pole isegi mitte surmakrambid. Need on elektriliselt äritatava laiba mehaanilised refleksid. Autor. Marius Desajas Ja päike on loojunud. Juuli 1912.
Vaadake, see on esimene surm, nagu piiblis, nüüd on veel teine. Sel momendi, mul on vaidlus õnneks mitte mingisuguse Keskerakonna poliitikuga näiteks, vaid hoopis kahe tüübiga. Üks on Hans Belting ja teine on Artur Konrad Danto. Nad on kirjutanud erinevates raamatutes, oma raamatutes. Üks kirjutab raamatu, mille nimi on Kas kunsti ajaloo surm? Das ist Ende für den Kunstgeschichte, mis ilmub kuskil 1980. aastate esimeses pooles, 83. minu teada, 84. kirjutab oma Sledge'id, analüütilise filosoofia esindaja Ameerikas. Danto kunstisurmast ja oma esimesed artiklid õieti ja siis raamatu, mis ilmub kohe natuke hiljem, selle nimi on siis The Philosophical Disenfranchisement of Art, 84-86. Nendes raamatutes on kunstisurm ära toodud ja see on seotud sellega, et kuskil 60 aastate alguses ilmuvad kunstiteosed, millel ei ole asjad, millel ei ole kunstiteose tunnuseid. Nad ütlevad, et esimeseks selleks oli The Brillo Box, teete see küürimispulbripakk, mille te bändi ära. Tegelikult aga on see prioriteet eurooplaste käes, nagu ameeriklaste puhul tihti. Esimese kunstiteose lõpumärgiks on tegelikult mingisuguse komplekti purkide väljapanek, mille sisuks on inimese sitt. Selle nimi on Merda del Artista. See on siis kunstniku kaka. Võin teile öelda, et 8,3 untsi on sees ja hind oli tal ka mingisugused $. Hind tõuseb. Ja põhjuseks on nüüd teoreetilised arvutlused selle üle, et miks see kõik nii on, jääb tänasest arvutlusest välja. Kuid pange nüüd tähele. Sellest ajast peale, 1962, 1964, kui see Brillo Box tehti, on kunstnike arv maailmas ju purskeliselt kasvanud. Pole kunagi olnud ei kunstiakadeemias, Erkis nii palju üliõpilasi, pole kuskil maailmas nii palju, kunagi olnud nii palju maaliringe, kunstnike ühinguid, näitustegevus on hullumeelne, ületanud mõistlikkuse piirid tähendab, aga see pole veel kõik. Kõik, kes siin istuvad, kaasa arvatud minu õpetajad näiteks nagu Mait Somadalet ja teised, nendel on veel üks asi. Nende enda kohaloleku motiiviks on just see esimese surma järgne kunst. See on siis see kunst, millel tekib abstraktsionism. Siis see palju kirjutatud Bauhaus, millel on väga palju võluvaid omadusi, mis viivad selleni, et nii mõnigi on arvanud Bauhausi vaadates, et arhitektuuri saab näiteks asendada Neufertiga. Et kokku konstrueerides selle ja nii edasi. Oleme moeti siin noorem põlvkond nüüd kindlasti selle arhitektuuri ja disaini pärast, mis on loodud peale 1964. aastat. See tähendab see Soome, Skandinaavia maade, Itaalia ja ma ei tea, Euroopa disaini mõnu poolt suguse vulmi koolkond, mis tahes, tähendab selle uuema arhitektuuri pärast. See on üks motiiv. Keegi ei ole siin 19. sajandi neoklassitsistliku korterelamu pärast nimel või sellest inspireerituna. Milles probleem on? Kas probleem on selles, et kunst on surnud ja teised tõmblevad niisama edasi lihtsalt selleks, et kuidagi ennast etableerida selles tasapaksuks muutunud kultuurielus või on siiski probleem sügavam? Ma võin teile kindlasti nüüd öelda, et see on äärmiselt sügaval, kuid väga peen. Küsimus on esteetiliste süsteemide selle sama arhitektoonika ja proportsioonimehhanismi domineerima hakkamises, mis ei ole kaugeltki kõigile kätte saadav. Sellel on umbes samasugune probleem nagu humanitaarteadustega. Idiootidele meenutab see situatsiooni, kus humanitaarteadused on sarnaselt loodusteadustega, näiteks majandusmatemaatikaga või lineaarse füüsika käsitlusega kuidagi koolis omandatavad. Humanitaarteadused ei ole sellised. Neid ei saa ära õppida. Sa saad läbida kursuse, filosoofia kursuse ja nii edasi. Neid saab õppida. Läheksid sellele teemale lähemale.
no ma olen väga lähedal nüüd sellele teemale. Kunstiga on sama lugu, ära katkesta mind palun. Kunstiga on sama lugu, et proportsioonimehhanismile, abstraktsionismile põhinev kunst ja kogu see viimase sajandi kunst on tegelikult just selline, et see ei kuulu oma otsapidi massikultuuri. See sisemine areng toimub erialaselt ja osaleb kultuuris tegelikult kui lõpuks see, mis nägu meie suhe materiaalsesse maailma. Ja niimoodi elab see kunst edasi ja surma tegelikult ei paista vastupidi. Sedavõrd, kui inimkond mõistab seda, loojad mõistavad seda, et esteetilised süsteemid on osutunud seetõttu individuaalseteks, et kõik see, mis on tagantjärele geometriseeritav, ei funktsioneeri ajaloolises kujutluses mingisugust esteetiliste keskmetena, need tuleb selliseks muuta ja seda saab muuta ainult looja, siis indiviidi kohalolek selles protsessis ja see selline mõistmise vaakum on tekitanud illusiooni kunstis ja surmast. Tegelikult pole siin surmast on asi kaugel. Aleksandrit kuulates mulle vahepeal jõudsin seda mõtet jälgida, mulle tundus, et mingi kehandi surm on pidu vakladele, et kõik nagu lööb õitsele mingis teises formaadis või väljendis. Aga ma tahtsin, vabandust, täna esitad küll sina küsimusi, aga küsida, et mida sa selle surma all täpsemalt mõtlesid, et lõppu võib leida isiksus, lõppu võib leida mingisugune nähtus, lõppu võib leida üks liikumine, arhitektuur, sisearhitektuur. Kuhu sa tahtsid tüürida, vabandust? Tahtsin jõuda tõesti mitmesse punkti, et nagu me oleme siin rääkinud, siis ka sellest, et kus sünnib tähendus, et võime rääkida ju, et kasutaja, lugeja loob ise tähendusi, mitte ainult autor ei määra ette, et selles mõttes autori suur idee on sageli siis justkui tühistatud, et ja tänapäeval, kui me vaatame ka loomulikult kommertsobjekte, siis me oleme ju oma sellises tarbimisühiskonnas kindlasti ise need peremehed, egod, suured ja tähtsad, et mingis mõttes see autorite kõrge positsioon on kadunud. Mulle tundus, et see oli nagu selline üks mõte. Ja teine mõte on ikkagi ka see, et mis avaldub konkreetses praktikas, et tellijates, kes väga täpselt sageli teavad justkui mida nad tahavad, nad tellivad seda Nordic Home, Wooden ja ongi kõik, et kus see originaalsus sinna mahub või autor. Aga hell teema tegelikult, ma arvan, et enamik sisearhitekt... Ma arvan, et see, mis sa küsid, ma arvan, et kõik, kes praktiseerivad kas arhitektuuris, sisearhitektuuris ja kui me keskendume kontaktile ja mõttevahetusele arhitektuuri lõpptarbijaga või tellijaga, siis mul on selline tunne, et nauditavad on need dialoogid, kus kohtuvad enam-vähem võrdsed pädevused või võrdsed elukogemused. Et näiteks Inglismaal Land Roverite autode disaini murranguliseks arenguks oli see, kui ta on loodud farmeri autoks ja tasapisi saidast ette kasvanud kõhuga jõuka farmeri auto, kus sisu ja luksusdetailidega, siis ühel hetkel, kui IT-revolutsioon toimus ja järsku miljonärideks said noored patsiga poisid, siis tegelikult sai see autotootja aru, et see kontseptsioon ei tööta, sest ei ole enam seda nii-öelda traditsiooniga välja kujunenud luksusautole, polnud enam seda ostjat olemas, et nõudmised olid hoopis teised. BMW jagas selle esimesena ära, kui tegi luksusliku sportšiibi, eks ole, ja pange tähele, kõik kobisid sinna sektorisse järgi. Miks ma seda praegu räägin, on tegelikult see, et ühtepidi jah, me peame tajuma,
neid signaale, ma arvan, et seda peab juba tegelikult, siis on juba hilja, kui sa töölaua taga seda tajud, et ka kool peab olema siin avatud oma antennide ja tundlad õieli aru saama, mida oodatakse. Ja meil tegelikult on Sisearhitekti Liiduga ja hariduskomisjoniga on see suur eesmärk, et siin teha kooliga koostööd, et koos neid signaale, neid ajamärke tajuda ja koos õppekavasid näiteks suunata sellele rajale, et me oleksime õiged spetsialistid õigel ajal, õiges kohas ja see ei ole mitte nüüd see teenindava eriala, kuidas mõtled, see prostitutsiooniliin, et teen kõike, mida küsitakse, vastupidi, tegelikult hea professionaal koolitab tellijat, suunab teda teatud radadele, ta tegelikult kasvatab oma kontakti läbi justkui endale partnerit ja sealt tulevad tegelikult huvitavad ja väga viljakad koostööd minu meelest. Tere! Ma viin selle jutu nüüd ka kohe sisearhitektuuri peale edasi, et mul on ise hästi selles mõttes, kõik minu näited on praktikast, et mulle kohe seesama teema, see koolitamise mõte on hästi tuttav ja õige. Väga tihti läheb mulje, ma nägin natuke meie vormis, sest me siin töötan ka tiimis, et väga tihti jääb mulje, et klient suhtub natuke nagu kergelt sellesse sisearhitektuuri, et see on selline kerge eriala, mida võiks teha ise, kui oleks aega põhitöö kõrvalt. Ja siis, ma siin näited lihtsalt, et kus väga tihti, ka rahasse tulles, et igasugused läbirääkimised, igasugused eelarved väga palju kärbitakse, survestatakse. Ja oli konkreetne näide ühel projektil, kus krooni ajal veel, et kes tohutu läbirääkimine hinna üle, see puudutanud küll sisearhitekti tööhinda, ühe lahenduse hinda. Ja siis selgus lõpuks, et ventilatsioon läks 4 miljonit kallimaks. Ja siis oli umbes, et okei, mis seal ikka. Et see on selline inseneritehniline ala, kus ei osata nagu midagi vaidlustada, siis see on ka keeruline. Et samal siis arhitektuuris võiks igaüks nagu kaasa rääkida, lihtsalt nagu mingi piirini. Mina siis olen kogu oma eluaja praktiseerinud juba peale kunsti surma. Aga minu arust on ka kogu aeg nii olnud, et ega sisearhitekt ei ole selles osas kunstnik, et ta ikkagi alati peab arvestama lähteülesandega, tellijaga, sellega nagu, mis see lõpptulema olema peab, et eriti just näiteks kodukliendi puhul, ma arvan, et see sisearhitekt, kes endale seal mausoleumi ehitab, siis see inimene, kes seal elama peab, võib-olla ei ole sellega lõpuks üldse sugugi rahul. Et samas ühiskondlikus ruumis võib-olla siis õnnestub natuke rohkem siis ka seda kirssi tordi peale panna. Aga selles koolitamise, kliendi koolitamise teemas ma olen ka 100% nõus, et mina olen ka selles osas, kus läbirääkimisi pidanud niimoodi, kus siis nagu ka tööhind oli nagu aruteluks ja siis ma ütlesin, et kui me võtame nüüd selle tööhinna versus nagu kogu projekti hinna, siis ma arvan, et teeme ikka selle tööhinna nüüd täishinna ja me leiame teile siis nii palju odavama lahenduse, et see kogu projekt saab siis selle võrra odavam. Et see tööhind sinna ära mahuks, et ka selliseid läbirääkimisi on olnud. Surm on eelis teema, jah. Varsti oleme me kõik ju surnud. Sellest on räägitud kunstisurmast tõepoolest või sellest on räägitud ju palju, autori surmast ka. See on läbi kirjutatud kõige paremini võib-olla vene formalistide semiootika koolkonna poolt. Seda on puudutanud Eko ja kõige rohkem pole prantsuse strukturalism. See tähendab, vaadake seda, et kunstist on seda väga kerge transponeerida just nimelt 21. sajandi või selle kõige moodsamale arhitektuurile ja siis arhitektuurile ja disainile samas reas. Asi on nimelt selles, et kui sa spetsiifiliselt autorimärkidega või signeeritud asju ei tee, vaid kogu moodne arhitektuur põhineb ju tegelikult, kui te vaatate nüüd Richard Mayeri arhitektuuri või see, mida teeb Zaha Hadid või see, mida meie ise siin nagu teeme või. Et see põhineb ju proportsioonimehhanismil. Ja see proportsioonimehhanismil on selline energia,
et juhul kui nüüd inimene, kes ei ole pädev, seda vaatab, siis ta naudib seda. See on ju selle moodsa disaini turuline väärtus, ma kujutan ette, siis see just kommertslik väärtus põhineb sellel, et igal ühel peab tingimata midagi seal köögis olema või see köök peab olema, ma ei tea, pulthaup või mis iganes. Siis see on moment, kus inimene osutub kaasautoriks kõigepealt. Et see on nagu lugeja ja teksti vahekord, et sa nagu rekonstrueerid uuesti kogu selle esteetilise mehhanismi ja see on moment, vähemalt Roland Barthes'iga parafraseerides, see on moment, kus selle köögidisaini või selle ruumikujunduse või kogu selle arhitektuurse süsteemi autor nagu kaob tahaplaanile ja inimene hakkab seda täitma oma enda tõlgitsusmehhanismi või emotsionaalse või hingelise või vaimse tõlgitsusega. Ja see on moment, kus arhitektuur elustub. See on tegelikult see koht, see on see moment, kuidas see maja siin, see uus maja tööle hakkas. Naljakas oli seda vaadata. Avamispeol, kus kõik jõid veini ja mina joogin kohvi seni, kuni silmamunad pööd peas, ma olin autoga. Kõik jõid veini, olid õnnelikud. Poole tunni jooksul pärast seda siia saabumist ma järsku taipasin, et see maja hakkab tööle. See üliõpilaste nägudest oli see näha, tuleb arhitektuurikateedri vajaari, tuleb vastu, ütleb, no kuidas on teil? Ma ütlen, no on, meil on nagu, et ruumi on nagu vähem, aga meil ka, aga ikkagi kuidagi. Et see järsku elustab kogu selle jutu, et see jutt kunsti surmast või jutt sest autori surmast. Ja küll, nendest autorid kuulati siin saalis, eks ole, aga maja hakkas tööle nende inimeste jaoks. Tekivad uued kultuurikihid, uued emotsionaalsed ladestumused, uued vaimsed kogemused, mis muide elavad selle proportsioonimehhanismi najal. See on tänapäeva arhitektuuri ja disaini üks peamisi olemusi, mille teeb võimalikuks just see, et see esteetilise keskme rolli sattunud abstraktsed, siis mittemateriaalsed keskmed, siis need on kujutluses. See on nagu Jumala puhul, et hakkame looma mitte millestki ja luuakse proportsioonimehhanism, mis lõpuks materialiseeritakse sellisel kujul, nagu seda tehnoloogiad ette näevad. Aga mul mitte, et kannatus katkes, aga ma tahtsin, et ma ei unustaks ühte teemat siia. Aleksandri jutu jätkuks selles mõttes, et ma avan ühe sükse liini öeldes, et räägime eriala surmast korra, kuna me oleme sisearhitektide. Ja siin on üks väike tähelepanek, et eriala elu ja tervisele aitab väga palju kaasa kool. Ja kui me räägime sellest kaheastmelisest täiskõrgharidusest, siis kõik see, mida räägib Aleksander, no ma tahaksin öelda seda, et mitte, et see oleks nagu keelatud esimesel 3 aastal. See on väga tore, kui filosoofiaalased mõttegümnastikad hakkavad. Aga ja ma mäletan, ka mina esimesel korral, kui ma filosoofia loengusse sattusin, minu jaoks maailm ei muutunud, ma läksin sealt välja ja kõik oli nii nagu enne. Aga ma tahan öelda seda, et kui me piirdume erialases koolituses 3-aastase nii-öelda kõrghariduse algastme sisestamisega ja kiiresti nagu tööpõllule, ma ei tea, sisearhitektide fabritseerimisega. See aitab nagu selles mõttes eriala surmale tublisti kaasa, et me tekitame nagu ajastu nõudmisele vastavalt nii-öelda kiirtoidu kokkade või valmis retseptidega konsultante. Ja see ei tooda mitte mingisugust lisaväärtust meie erialale. Aga nüüd minu meelest peaks olema kohustuslik, ükskõik kas magistriõppe alguses saavad aru või ei saa Aleksandri loengut. Tähendab, see on see asi, et sa pead kõigepealt 3 aastat tegelema mingisuguse elementaarse drilliga, et 4. ja 5. aastal hakata nagu aru saama, mis on nende asjade tegelikult sügavamad mõtted. Ja kui meil on olemas selline nagu sisearhitekt ja kui see satub kokku tellijaga ja kui ta hakkab avama seda maailma, milleks on seda vaja, mille jaoks me seda teeme, siis tegelikult, kui see Eestis selline olukord põlistub ja sellised sisearhitektid nagu ette valmistatakse, siis ma olen väga optimist meie eriala jätkusuutlikkuse osas. Mina tahtsin veel mõnes mõttes provokaatori rollis olles veel küsida, et sa lugesid ka ette siis uuega sellise tänase kateedri seisukohtasid, et kus siis sisearhitektuuri nähti mõnes mõttes avatud platvormina, et kuhu võib liikuda erinevates suundades, mis on üsnagi killustunud või killustumas. Ja nagu ka õppes me näeme, et sellist nagu
elamuste loomist, selle pannakse päris suurt rõhku, vähemalt kuidagi nende projektide tulemeid vaadates. Et mis mind lihtsalt pigem kirjutajana, mis minus küsimusi ikkagi tekitab, on see, et kui sisearhitektid tegelevad igasuguse ruumiga, mitte enam niivõrd ruumidega, mis asuvad seespool, et kui tegeletakse ka hästi palju väliruumiga või üldse meid ümbritsevaga, et mis asi see sisearhitektuur see siis on, et kui ta on kõik? Jah, ma paari vist lausega nagu ütlesin oma seisukoha välja. Minu meelest laia silmaringiga haritud sisearhitekti asi ongi aru saada ka majade välisest ruumist, arhitektuurist, urbanistikast, kõigest, aga küsimus on selles, et kus on fookus. Ja tegelikult ikkagi ei saa deklareerida meie kooli kodulehekülje tüvitekstidel asja, et see meid enam ei huvita. See peab vägagi huvitama, see peaks olema huvide keskmes. Ja teine asi, mis mulle silma torkas, oli vist üks uljas lend või mõttelend, kui te olete seda neid tekste vaadanud. Meie eriala selliseid harjutusi võrrelda lahingpiloodi treeningutega. Ma lihtsalt huvi pärast täna enne siia tulekut rääkisin ühe tudengiga, kes õpib just nimelt piloodiks praegu meie Lennuakadeemias. Ja lugu on lühidalt selline, et nende haridus, see PA on 4-aastane ja peale seda, kõigepealt 4 aasta jooksul on niimoodi, kui me nüüd lahinglenduri treeningust räägime, siis esimesed aastakesed nad lennuvõimetus kastis istuvad, mis imiteerib nii-öelda seda lennuki olukorda ja saavad kange nuppe katsuda. 3. aastal nad pääsevad tegelikult instruktori selja taga juba lennukikabiini, mis õhku tõuseb ja saavad kange katsuda. Nüüd on niimoodi, et kui neil hästi läheb ja litsentsieksamid läbivad, siis nad võivad 5. aastal saada reisilennuki ohvitseriks, mis on komandori kõrval üks päris auväärt amet. 7. 8. aastal nad saavad tsiviillennunduses lennuki komandoriks, kus sa võid Boeingu enda teadmiste ja oskustega õhku tõsta. Ja alles sealt hakkab meil lahingpiloodi koolitus. Nii et sinna paneme veel 3 aastat juurde ja lahingpiloodi koolituses, kui sa miljoneid eurosid maksva hävitajaga võid surma sõlme teha, see juhtub sinu 9. 10. tegevusaastal. Siin ei ole tegelikult mitte midagi nagu pistmist sellega, ma tahtsin öelda, et sõnadel on tähendused ja tegelikult peaks nagu rääkima, kuidas ma mõtlen asjada nagu sisulise poole pealt, et üks asja on võib-olla teha turunduslikke tekste ja rääkida põnevat juttu, aga rääkigem asjadest nii, nagu ta on. See oli see, mis ma tahtsin nagu siia juurde öelda, et loomulikult me võiksime olla lahingpiloodid, aga need on tegelikult karate maailmas võrreldavad musta vöö kõige kangemate meestega. Et seda ei maksa nagu rääkida inimesele, kes langetab otsust, kas minna seda eriala õppima ja 3 aasta pärast siis olla keegi. Ma ei tea, kas see nüüd läheb selle teema alla või mitte, aga mind hästi kõnetas see sama 3-aastase hariduse teema, et mina küll sain selle 4-aastase hariduse, aga isegi seal ma tundsin, et tegelikult on hästi palju puudu sellist praktilist asja ja nagu just nimelt juhtub siis, et tegelikult, kes need siis lõpuks välja koolitavad, on need bürood, kes näevad siis hirma vaeva, et nagu siis sellest lumehelbekesest siis formuleerida midagi lahingu valmis. Ma mõtlen selleks huvitav teema, praegu ma olen tegelikult hästi poolt, et koolist peaks tulema juba sellise teatud kvalifikatsiooniga inimesed. Samas ma mõtlen, et mida Tarmo sinna rääkis, et kus ta hakkab alles aru saama oma tööst ja tulemust alates 40. eluaastast. Ma olen ka üle selle. Ja mõtlen, et see on nagu huvitav teema, et mõtlen tagasi need aastad, mis on läinud aga kiiresti pärast lõpetamist ja olles ka natuke juhendanud tudengid vahepeal, siis ma mõtlen tagasi enda kooli peale, siis tegelikult see oli väga hea põhi. Samas ma ei teeks kunagi enam neid asju nii, nagu ma tegin kooli ajal. Ja see areng, mis on toimunud pärast lõpetamist, on ikka nagu tohutu. See ei ole kuigi kaugele jõudnud, aga see on lihtsalt areng. Ja mõtlen, et ma ju alles nüüd vanuigi õppisin veel TTÜ-st disaini ja tootearendust, lõpetasin selle. Olin ka vahetustudeng selle raames. Ja ma tundsin ennast äärmiselt nõrgane kursusel. Pidevalt tuli jagu anda. Tundsin sealt ära ja kõik on endine. See mõttes, et ma olen endiselt samal
positsioonil, samad projektid, samad teemad. Eks muidugi tundub, et teine oluline teema on see, millega ESL praegu tegeleb, et just tõsta seda mainet ja seda allkirjaõigust ja kõiki neid asju, mis tegelikult ka annavad seda kaalu juurde, kui sa räägid kliendiga või sa suhted mingite projektide teemal. Et see on selline pidev areng, et ühelt poolt see kool, teiselt poolt see tegelik praktika ka, et hästi büroo praktika ja see kõik sinna juurde, et see tuleb kuidagi aastatega, see on nagu mingisugune nagu, ma ei tea, ideede genereerimisel on meil endal selline väljend, et sa pead tõmbama mingi pikkusega joone, sa ei saa lahendust enne teha, kui see joon on ära tõmmatud, et ei teki sul keset joont, et sa pead lihtsalt kannatama mingisuguse perioodi, siis see tuleb. Et see võtab lihtsalt aega, aga kuidagi see vaev ja see maht ja selle töö selline tegelik selline sisu, et see on väga tehniline mahukas töö ja seda tegelikult klient väga ei hinda, et kuidagi peaks seda nagu suutma nagu, kuidas see nagu selgeks teha, et seal tööl on tegelikult väga suur selline, taustal toimub väga palju tegelikult, rohkem kui see, mis sa paned ühe A4 värviselt laua peale, see tundub väga lihtne asi olevat, aga kuidas seda mainet tõsta, et oleks kuidagi kliendi silmis suurem väärtus. Et mulle tundub, et see on mingi võtmeküsimus. Ja selle sama jutu jätkuks minu arust tundub tegelikult nagu ka päris kahtlane, et siis kliendi peal peavad need sisearhitektid õppima. ja et kui palju siis, et miks ei võiks seda kogemust kuidagi koolis juba anda edasi siis nagu teiste vigade pealt õppida, et miks peaks siis kliendi raha eest ja kliendi peal õppima iga sisearhitekt uuesti ja uuesti. See inimkatsete teema on alati ja bioeetika on alati põnev teema, aga nüüd annaksin Aleksandrile võimaluse õpetlikuks lõppsõnaks. Ma tahan lõpetada veel, nii tore oli. Nad räägivad ju huvitavat ja õiget asja. Ma siin kohvi juues lõuna ajal ütlesin oma kunagisele õpetajale Mait Sumatavetele, kes siin ka istub veel, viitsib tõepoolest siin istuda veel minusuguse vastas. Ütlesin talle, et see vaatepunkt on tähtis arhitektuuri ja sisearhitektuuri omavahelised seosed, et millega me tegeleme seest või väljast või. Kuulge, see on kaamera paiknemise koht. Et kuhu sa selle, nagu Eero ütlesid, et see on fokusaalsuse küsimus. Aga me peame olema samad pädevad nii seest kui väljast. Vastasel juhul pole seest tekkimisel tehtud asjandusel mitte mingisugust väärtust, kui seda väljast enam ebajuhitavaks muutub või ebaarusaadavaks muutub. See sisse-välja küsimus universaliseerub. Mingisugused aasta-poolteist tagasi Rem Koolhaas, üks nende staararhitektidest, teatas mingisuguses vestlusringis, mis ka ära trükiti kohe, et arhitektuuril on tõsiselt sisemisi probleeme. Tõsiseid teoreetilisi sisemisi probleeme. Selle nimi oli Architecture has a serious problem today. Bloody hell, loomulikult on. Ja küsimus on just selles dispersioonis, mis seal tekib, arhitektuursete vahendite konserveerumises, mis on pärit suures osas arhitektuuri kujutluses tavakodanikel ja isegi arhitektidel see, et arhitektuuril on ajalooliselt välja kujunenud esteetiliste keskmete ja vahendite süsteemse toolbox. Aga kui te vaatate, kui palju maju mutrivõtmetega kokku kruvitakse koosnevad komposiidist ja uueks küsimuseks tekib just nimelt ainult spetsiifiliselt see ruum, nii sisemine kui välimine, see paigutuse küsimus ja nii edasi, siis me peaksime vaatama kogu need tööriistakastid kõik tegelikult üle ja siis me varsti märkame, et nii tööstusdisain oma konstruktsioonide ja selle mikrotasandi oleva arhitektuuris ka äärmiselt tähtsa või peaaegu ülitähtsa oma selle nomenklatuuriga, millega tööstusdisain seal kokku puutub sellega, sisearhitektuur ja arhitektuur ise, et nende see tööriistakast on äärmiselt sarnaseks muutumas. Samal ajal probleemide ja fookuste küsimus, see aspekti küsimus muutub ka üha tähtsamaks. Ja see on, mis ma siin nagu öelda tahtsin. Tänud. Ja nüüd on võimalus lõplikuks tõeks, mille ütleb välja Mait Sumatavet. No, nüüd on siis küll jama. Esiteks ei ole ma selleks üldse ette valmistunud, seda pidi lõpliku tõde pidi Toivo ütlema, aga kuna ta ei saanud siin, siis ta delegeeris mind, aga et minna asja juurde, siis
Jakob Leegi me tõepoolest rääkisime midagi taolist, aga üldse mitte seda, mida tema rääkis. Ja me rääkisime lihtsalt seda, et kui arhitekt tegeleb suurelt välise ja sisemise põhilise niisuguse planeeringuga, siis meie katsume sealt seda, võttes arvesse seda välist, me püüame seda sisemust laiendada ja sobitada sinna ja seesama on ka minu õpetus disainis, et see disaini sisemine pool, see, milleks see ese on ette nähtud, see ei peitu mitte alati selles välises vormis, vaid ju selles sisemuses. Aga see on nüüd, ma tahaksin öelda seda, et ma olen väga õnnelik, et Eesti arhitektid nii vara taipasid, et arhitektuur ja sisearhitektuur on väga erinevad erialad. Ja et paljudel maadel ei eksisteeri üldse sisearhitektuuri, samuti nagu disaini, nad saavad kõik vastavalt siis see kooli olemusele, kas ta on siis tehniline kõrgkool, siis nad saavad, iga kooli lõpetaja on oma kooli nägu. Siis meie kooli nägu on idealistide nägu olnud. Nii arhitektide, nii kõigi, tähendab selle meie kooli sisemus on idealistid. Aga kui me nüüd võtame tipi seda tudengid, siis nemad on väga realistid ja see on täiesti loomulik ja täpselt sama toimub ka üle kogu maailma. Et kooli niisugune suundumus, kas ta on polütehnilise arhitektuur asub polütehnilise selle tehnilise kõrgkooli juures või ta asub humanitaarse. Harvem on ta humanitaarse kooli juures nagu meil ja selle tõttu praegused reaalselt maapinnal olevad koolid üritavad meie tudengeid ära võtta ja ära võtta sellega, et koolitada neid vähem, sest siis sa pead vähem maksma. Meie Eesti lapsed on ja keskkoolilõpetajad on nii hästi haritud, ühed maailma parima haridusega inimesed. Nad kohanduvad, üks keskkooli laps kohandub kiiresti, saades natukenegi haridust, erialast haridust, ta areneb juba kiiresti edasi, aga tal teda üritades tõmmata juba selles varases nooruses, kus ta pole veel eriala veel omandanud, eriala omandama tööle, aga sa maksad talle vähem lihtsalt. Ja see on minu meelest üks see on sisearhitekti surm ka. Ma ei oska siin eriti midagi öelda. Ma mäletan ainult seda, et kui ma olin prorektor, siis need olid need murdeaastad siin, siis iga väliskooli lõpetaja, kes tuli Hollandist, kes tuli kuskilt, ütles, et me peame seda muutma selliseks ja õppenõukogu ütles, ja me võime muuta seda, tegid otsused ja meil on nii hea kool, nii vanade traditsioonidega, nii hea need käsitöölikud ja need oskused on keskajast saadik siiamaani töötanud ja meie mõte ei ole
halvem, kaasaegsest halvem, aga me oskame ka kõike muud ja siis ma lihtsalt panin selle paberi sinna sahtlisse ja jätsin ta sinna, aga sinna samasse ja ignoreerisin lihtsalt seda ja ma arvan, et mina omas mõttes, ma arvan, et seesama ignoreerimine oli minu teene. Võib-olla keegi teine arvab teistmoodi. Suur aitäh, Mait. Ja siis korjaks üle sealt selle kõige positiivsema mõtte, et sellesse kooli on koondunud idealistid ja meil on võimsad traditsioonid alates keskajast. Ja nendel hiilgavatel nootidel saame siis jätkata kahes valikus. Esiteks võib siit paremat kätt võtta kooki, kes soovib, ja teisel pool siis on jooki, kohvi põhiliselt. Aitäh teile!